Kas oled mõnikord metsas jalutades mõelnud, kui vanad võivad olla need puud, mida näed? Eluspuu vanuse määramine on natuke keerulisem kui juba maha langetatud puu oma. Kuid kuidas saame üldse kindlaks määrata, kui vana on see puu, mis on maha raiutud? Maha langenud puu vanust saame määrata, kui vaatame tema tüve läbilõiget. Selleks võime lõigata tüvest välja ühe ketta. Siin ketta peal näeme aastaringe. Aastaring koosneb 2 osast. Kasvuperioodi esimesel osal ehk alates maikuust kasvatab puu juurde need heledad ringid. Kasvuperioodi lõpus ehk suve lõpus ja septembris lisandub siia ka see tume peenike kriips ja see moodustabki kokku 1 aastaringi. Kui nüüd kõik need kokku loeme, siit keskelt alustades ja lõpetades selle kõige välimisega, siis saamegi teada, kui vanaks puu elas. Lisaks puu vanusele peidab puu läbilõige endas veel rohkem informatsiooni. Selle puidu ketta põhjal näeme, et keskmised rõngad on tumedamad kui välised, ehk siis nemad muudavadki puutüve tugevaks, samal ajal kui need välimised rõngad aitavad puutüvel ainevahetust korraldada. Mida vanemaks ja suuremaks kasvab puu, seda suuremaks muutub ka see tugev, tumedam rõngas siin keskel. Selle puidu ketta puhul näeme, et ta on oluliselt suurema läbimõõduga kui see ketas siin. See tähendab seda, et see puu oli suure tõenäosusega ka oluliselt kõrgem ja raskem kui see teine. Seepärast peab ka see keskmine tugevust pakkuv osa olema suurem, sest nii jõuab puu enda massi kanda. Need mõlemad kettad, mida praegu vaatasime, olid okaspuu kettad. Kui võtame kõrvale mõne lehtpuu ketta, siis näeme, et lehtpuu aastaringid on palju heledamad ja seetõttu on lehtpuu kändude pealt puu vanust palju keerulisem määrata. Väga tähtis on neid puukettaid uurides aru saada, et puud on tegelikult väga õrnad. Selle ketta puhul näeme, et see puu on juba väga varajases eas saanud koore pealt kahjustada. Ning kuni selle hetkeni välja, mil see puu maha raiuti, ei ole see puu suutnud parandada seda kohta, kus ta viga sai. See muudab aga puud nõrgaks ning suure tõenäosusega võivad nad ka tormituultes varem maha murduda. Vaatame nüüd viimast kuusepuu ketast, mis meil siin laual on. Selle ketta puhul näeme palju iseäralikku. Puu kasvuaastate alguses on rõngad väga tihedalt. See tähendab seda, et puu kasvas väga aeglaselt. Suure tõenäosusega kasvas see noor kuusk kõrge männimetsa varjus. Või olid tal lihtsalt raske kätte saada toitaineid. Seejärel sai puukoor vigastada. Võib-olla tuli mõni põder, kes haaras ampsu puukoorest. Siin on ka näha, et kahjustuse parandamise ajal ei kasvanud puu enam ühtlaselt, vaid need aastarõngad tekkisid väga korrapäratult. Ning kuni puu kasvu lõpuni ei ole suudetud jällegi seda vigastust ravida. Teisest küljest näeme aga, et samal ajal hakkasid puu kasvurõngaste omavahelised vahed suurenema. See tähendab, et puu kasvutingimused muutusid paremaks. Suure tõenäosusega sai puu nüüd rohkem valgust. Metsas võis toimuda harvendusraie või ehk murdis tuul juhuslikult mõned ümbritsevad puud tormiga maha. Sellise värvika eluloo jutustas meile seesama puuketas siin. Ning kui nüüd loeme kõik need rõngad kokku, siis saamegi teada, et see puu elas kokku 64 aastaseks. Selleks, et teadlased saaksid hinnata, kui kaua on elanud mõni eluspuu, ei pea teda maha saagima ja sealt sellist ketast ära lõikama. Piisab, kui võtta spetsiaalne puur ja puurida siit puutüvest üks auk läbi. Selle puursüdamiku põhjal saame samamoodi kokku lugeda kõik olulised puu elusündmused ning määrata, kui vanaks ta kasvanud on.
Mine otsi nüüd sinagi mõni känd ja loe kokku, kui vana puu selle koha peal kasvas.